eile me unustasime filmida põhimõtteliselt. Nii et kuna ma praegu olen just jälle välja minemas, siis ma mõtlesin, et ma näitan kiirelt outfiti ja üritan meeles pidada, et me ikka täna filmiks ka. Aga kuna mul on kiire, siis ma pikka juttu ei tee, aga eile ostetud tossud jalas. Lähen neid nüüd kohe testima esimest korda. Vot, nii et sekundi pärast näeme. Me teeme nüüd süüa, aga kus me käisime? Haiglas. No mitte päris, aga peaaegu. Käisime Joelile selgeks tegemas, kuidas sünnitatakse. Käisime ühes perekooli loengus. Mul on väga vale arusaam olnud sünnitamisest üldse ja nendest sünnituspaletitest. Ja meil oli eile ka üks loeng. Ma unustasingi mainida, et me käisime eile ühes perekooli loengus ja siis täna ka. Ja eile käisime mulle tosse ostmas ja joogamatiga. Eile on üks pikk päev. Aga mis sa hakkasid midagi ütlema mõne? Jah, et mul on see ettekujutus, et see on nagu Ameerika filmides on siuke ilma akendita ruum ja ainult see voodi on keset nagu opisaalehes sõnaga, siuke väike ja pime. Aga tegelikult on nagu hotellituba põhimõtteliselt. Suured avarad valged toad ja just nagu sünnitustuba, mitte nagu palatid. No palatid on ka okeid. Igast mingid erinevad pall ja hernekott ja ma saan igal pool olla. Pukid ja järid ja kõik asjad. Liina sünnitab näiteks või palli mängida. Aga nüüd me teeme õhtusööki, sest et minul on kõht tühi. Sul teeme näo, et on ka. Kuigi ta tegi endale just leiba, ma ei tea miks, kui ma ütlesin, et teeme süüa. Mõtlesin, et sorry, ma vist loksutasin kaamerat, et filmiks korra. Et eile mul oli kaamera päev otsa kotis, aga ma ei mäleta, kas ma üldse eile midagi üleüldse filmisin, aga igatahes oli sõbrannadega väike piknik, aga nendega ma ei hakka kindlasti oma kaameraga vehkima seal. Nii et siis, kuna nemad ilmselgelt tahavad, ma tean, et nemad tahavad sellest kõigest nagu välja jääda. Nii et siis seda ma ei hakanud üldse isegi mõtlema, et nagu seal filmiks, aga igatahes piknik oli väga tore, ilm oli täiega mõnus. Aga täna jõudis mul üks väike HM-i pakike, et eelmise nädala lõpus oli 13 reede puhul mingi väike soodukas seal. Ja kuna ma poes tavaliselt mul midagi väga silma ei ole jäänud HM-is, mõtlen just nagu lasteriiete osakonnas, või on mingid üksikud asjad ja tegelikult e-poes on veitsa parem valik ikka. Siis ma tegin väikse tellimuse. Mõtlen kohe ära, et need riided on täiesti sooneutraalsed, sest me veel ei ütle lapse sugu. Aga et põhimõtteliselt kõik asjad on hallid ja meil ongi vist 90% beebiriidekapist on hall, aga igatahes hästi basic ja lihtsad asjad. Üks selline valge hallitriibuline body, siis üks hall valgete tähkestega body, üks õhuke selline väikene, ta veits on niisugune bomberi stiilis, aga just niisugune õhukene jakikene ja siis üks natukene paksem hall tähtedega pusa. Kui ma selle pakki lahti tegin, siis ma olin nagu mingi holy crap, nad on lihtsalt nagu nii armsad. Minu meelest nagu see hall ja valge ja kõik need on nagu kõige ilusamad beebiriided. Et ma ise neid värve hullult ei fänn, et meil mõned üksikud asjad on muidugi, aga nagu ma ütlesin, siis 90% on meil kas hall, valge või siis mõned üksikud mustad või mingid sellised ma ei tea, pruunid, beežid asjad. Ja siis need mõned üksikud värvilised asjad ka. Aga need värvid on ka pigem sellised hästi pehmed ja mahedad ja tuumid. Ja mingid pildikeste ja asjadega riidid ka ei ole. Mingid üksikud vist, mis ma ei tea, kaltsukast mingisugused esimesed väiksed
lühikeste käistega podid suveks, et need on, mõnel on mingisugune imelik tekst või asi peal. Et noh, mõtlesin, et suve, et see katsuks mingi 50 sendiga, et selle kannatab nagu ära. Vot, aga jah, ülejäänu on niisugune hall ja ma ei tea, ma kujutan ette, et mõne jaoks kindlasti väga igav, aga minu jaoks on see just kõige ilusam, nii et vot, siukest värki. Ja siis nüüd kell on nii palju, et ma kohe peangi uusest välja minema. Tegelikult ma mõtlesin, mul tuleb üks kuller veel täna, aga pole keegi midagi märku andnud, nii et siis ma lähen kodust ära. Aga Nix, jälle ma raputan, sorry, mul on kaamera on padja peal, et Nix meigibränd tuleb ka Eestisse või noh, on juba, toimetavad juba päris pikalt vist. Aga ma ei tea, kas neid kuskil nagu osta saab või mitte, aga igatahes neil tuleb mingisugune tutvustusüritus. Ametlikult on vist homme see õige kuupäev, mida nad nagu promosid. Aga kuna mulle homme ei sobi, siis mina lähen täna. Väike outfiti ülevaade ka, see kleit on Lindexist ja see on mul praegu täielik go-to, et kui ma ei oska midagi välja mõelda, et mida selga panna, siis see läheb alati. Siis üks karvane house'i kampsun on tagi all, et külma jäkkaks. Lindexi kott ja tasud. Igaks juhuks on päikseprillid ka peas. Korjasin siuksed tšikid üles ja nüüd me oleme siin ukse taga. Lähme kohe Nixile ja mida? Ja siis meil on paar mintsa aega, siis mõtlesime, et ootame õues ja eks näis, mis meil seal sees siis toimuma hakkab. Nixi ürituselt ära ja me saime väiksed kikkekotikesed ka. See toimus siin kultuurikatlas. On siuke mõnus väike vanalinna vaade paistab siin ees. Ja nüüd ma lähen, nüüd jägi vaatan, äkki tuleb tramm. Siis ma sõidan paar peatust. Ma lähen bussi peale, siis ma lähen koju. Täna on selline tore päev, et ma vist mainisin ka, et Joelil on tööl perepäev. Ehk siis keegi neil täna tööd ei tee. Tegelikult nendest hommikul osad olid kontoris ka mingi tunni, 2, midagi taolist. Aga me käisime hommikul trennis ja juba ära kell üles saada, aga kuna me leppisime nagu mitu nädalat tagasi kokku, et täna me lähme vaatame selle MyFitnessi väikse spa poole üle, siis see motiveeris meid hommikul nagu üles tõusma ja täiega mõnus oli nagu pärast trenni seal mingi vee all väikest massaaži saada. Nii et sinna tahaks teinekord kindlasti veel sisse põigata. Ja hommikul väga hea käia sellepärast, et ega seal väga inimesi ei ole, sest et üldjuhul tavaliselt inimestel ei ole nagu hommikul enne tööd aega, et veel lisaks trennile ka kuskil mullivennis manuleda. Aga nüüd ma ennast sättisin valmis. Ma ei saa, see kaamera tõmbab selle kõik nii uduseks selle näonaha. Aga igatahes ma tegin täna endale sellised mündirohelised täpid siia silmade alla ja erklilla huul, et mulle tegelikult hullult meeldib niimoodi värvidega katsetada, aga ma kujutan ette, et teised saavad kõik seal kreepsu. Et kui ma silmad on isegi tagasihoidlikud, aga tavaliselt lillat huulevärvi väga paljud kardavad. Nii et ma juba ootan kommentaare. Aga jaa, et poisid läksid juba hommikul ära. Nad vist peavad seal kala praegu. Ja meie lähme siis, kui
sõbrannal poja lõunaunest ärkab. Nii et ma olen enam-vähem siin valmis. Üks püksisäär kuivab, et ma praegu panin lüksed püksid jalga, aga pange tähele mu aias vist. Et panin, issa need lüksipüksid polnud nähagi tegelikult vist kõhu tagant. Et ja panen praegu lüksed püksid, sest et ilm on siuke suht mõnus ja igaks juhuks võtan pikad püksid kaasa, aga ma avastasin mingisuguse pleki, mis ei ole nagu pesus välja tulnud, aga samas ma sain selle pesuseebiga nagu suht välja selle, nii et siis üks püksisäär kuivab mul. Ja nüüd me olemegi teel. Lapsed seal taga, ühte on näha, teist ei ole. Teine tutib vaikselt ja sõidame Jõelähtmesse. Ja oleme suht kohevasti kohal, sest ega meil kodust ei ole sinna nagu eriti pikk maa just minna. Nii et ma ei tea, neil on vist kalad on valmis. Kalad peaks valmis olema, jah. Siis saab söögiajaks lähme kohale, jah, täpselt. Käisime poes just süüa ostmas ja Rimis on sellised värsked tehtud küüslaugu leivakased ja seal olid ühed olid niimoodi topsi pandud juba. Suht suurt tops. Ja täiega head on need, lihtsalt nagu oh my god. Hello. Hello. Mis sa teed? Lihvin lapsevoodit, et me saaks seda värvida. Suht tüütu on, on ju? On tüütu muidugi. Neid plastikuid pulgakesi, ma ei tea. Kuigi see tundub, et ei ole. Minule sobib see rohkem, mulle ei väsi sellest edasi tagasi. Seda suurt osa oli vastik teha. Seda on veel vaja siit poolt teha ja siit poolt teha ja siit poolt teha. Nii. No pole hullu. See pulgad tundusid kõige rõvedam, aga see läheb mul nagu kiiresti, nii et siis saab täna õhtul esimese värviki peale ja siis saab homme teise. Süüa saab varsti pekki. Nom-nom. Ja voodiga ei ole ka siin enam väga palju jäänud, enamus on tehtud. Ja Timps on siin usin valvur meil. Vaatab. Tööde juhataja. Ma arvan, et tüki on parem, ehk siis sinu oma. Ma ei tea. Saab näha. Need näevad välja täpselt nagu need mingi, mis need on? Twister või mingid need, jah. Nii et, eks siis proovime. Nom-nom ja jom-jom. See on see Tutti Frutti ja teine on Tropical. Ja ausalt öeldes see Tropical lõhnas isegi paremini. Arbuus lõhna ma ainult testisin. Täiega mõnusa tekstuuriga on. Ma ei tea, kumb parem on. Vist sul. Kuidas läheb? Hästi. Pisi tasa. Hakkab ilmet võtma. Väikselt, jah. Aga tahaks ikka juba näha, kui ta on nagu tehtud kõik ja madratsis ja sees. Ma annan selle voodi selle pehmenduse panema alguses sisse juba ainuksi sellepärast, et näha, kuidas see on. Kuigi seda ei ole alguses vaja, aga... Võt, nii on praegu. Pannukad. Joolukas. On hea soeng. See kõrvaklapi... Ei, see on, ma käisin pesemusena odava minekut. Jaa. Mul on nagu küljed ära mul. Nom-nom-nom. Mul käis just üks minu armsatest püsiklientidest, kes on minu juures juba päris mitu korda käinud.
ja ta tõi mulle maailma kõige armsama kingituse. Ise tehtud käekett ja siin on valitud vääriskivid või tähendab poolvääriskivid, mis on täpselt mulle mõeldud. Ja nüüd Kati, nüüd ma kannan killukest sindalet endaga kaasas. Aitäh sulle veel kord, see on nagu mega armas lihtsalt. Vol 2 käib, meil on esimene värvikiht on nüüd ilusti ära kuivanud. Täna saab juba teha teise kihi. Jee. Pühap ostab B. Aha. Igatahes pühapäeva õhtu on käes, me saime voodi vist täitsa värvitud. Aluse madratsi. Madratsi, need särmased neid enda. Tähendab madratsi alused. Aga jah, nüüd me lähme, oleme hoolivad meie keskkonna suhtes ja läheme viskame oma paberi ja papijäägid ära. Meil on terve suur kasti täis neid. Ja õnneks meil see jäätmejaam on pühapäeval lahti, kuigi naljakas oli esmaspäeval teisipäev kinni. Ja pühapäeval oli 7 lahti. No on just loogiline, et pühapäeval on lahti, sest pühapäeval... Jaa, aga see Pärnamäe oma oli kinni ju täna. Aga ühesõnaga jah, et kuna neid saab tasut ära viia, siis viige ära oma prahid. Ja ega me vist rohkem midagi ei teegi täna, et me filmisime enne kodust ära tulekut selle... See kõlas nagu see filmimine oleks käinud mingi paari minutiga. Me filmisime selle küsimuste-vastuste video ära. Ja see läheb üles ilmselt reedel. Jah. Reede hommikul siis või? No hommikul või päeval või millalgi. Vot. Nii et siis teate, et uuel nädalal on lisaks nüüd siis sellele videole veel tulemas. Nüüd siis ütleme, et kui täna vaatate seda esmaspäeval. Täna vaatate seda esmaspäeval. Kui te vaatate ja on esmaspäev ehk see päev, kui see video just üles läks, siis järgmise nädala video hilineb veidi. Et ta ei lähe üles esmaspäeval. Et tõenäoliselt mingi teisipäeval või niimoodi. Et siis ärge esmaspäeval oodake järgmist videot. Ühesõnaga, et järgmisel esmaspäeval ei tule videot. Nii on lihtsam. Võt. Aga ma ei tea, on sul veel omalt poolt midagi lisada. Rääkisime 3 tundi, vastasime küsimustele, nii et ma hakkan seda videot pärast poole või noh, millalgi nädala jooksul nagu timmima, et jah, mul on see nädal on palju videosid vaja monteerida. Aga jaa, ma juba enam ei mäleta jälle, mis see nädal toimus. Aga aitäh, et vaatasite! Näeme järgmine kord. Tšau! Tšau! Aitäh, et vaatasid! Okei. Tead, et selle järgi saab avalikus kohas vaadata, kes keegi vaatab sind. Kui sa kahtlustad, et keegi sind vahib, siis haiguta. Ja kui ta ka haigutab, siis ta vahtis sind.